Tere! Täna oleme tulnud siia Harku metsa ja avastame parasvõõtme segametsa. Vaatame, mis nad on ja kuidas need toimivad. Parasvõõtme segametsad katavad suuri alasid põhjapoolkeral, ulatudes Euroopa kesk- ja idaosast läbi Lõuna-Soome ja Venemaa kuni Kaug-Idani. Samuti leidub neid Põhja-Ameerikas ja Ida-Aasias. Need metsad kujutavad endast üleminekut Leht- ja Okasmetsade vahel ning on tuntud oma liigirikkuse poolest. Segamets kihistub elust. Siin on kõrged puud, madalad puud, suured põõsad, väiksed põõsad ja väga suur liigirikkus. Segamets on looduskooslus, kus elavad okas ja lehtpuud. Nad jagavad omavahel vett ja valgust. Kliima on siin pehme ja niiske. Temperatuur jääb 0 ja 15 kraadi vahele. See on piisav, et mitmekesine elu saaks areneda. Parasvõõtme segametsades on aastaajad selgelt eristuvad. Suved on soojad ja talved külmad. See loob tingimused, kus erinevad liigid peavad kohanema nii soojuse kui ka külmaga, mõjutades nende omavahelisi suhteid. Tere, me oleme täna siin leidnud paraja eluka metsast ülesse. Tere, kellega me siin oleme täna? Tere, ma olen Kaire Ülgas. Kaire Ülgas. Ja kas sa palun saaksid mulle natukene rääkida aineringest? Jaa, segamets ei ole ainult aineringed, vaid see on elupaik, see on kodu, see on kõik, mis maailmas on. Segametsa aineringetest siis nii palju, et see on süsinikuringe peamine koht. Siin taimedest kuni loomadeni ja loomadest mikroobideni ja siis hiljem muutub see samuti CO2, mis vabaneb uuesti ja läheb uuesti ringlusesse. Ka lämmastik on osa aineringetest segametsas. See liigub atmosfäärist mulda, mullast taimedesse ja taimedest loomadesse. Kuid on ka probleeme. Nimelt väetatakse asju üle ja selle tõttu kaob lämmastik ära meie maast. Kuule, aga lähme. Aga ennem räägi mulle natukene mullast ja taimestikust. Leht- ja segametsas on pruunmullad, kus on näha natuke ka leedhorosonti, kui sa üles kaevad ja vaatad. Siinsed mullad on väga viljakad. Ja parasvõõtme segametsas on hästi mitmekesine taimestik. Vaatame näiteks, siin on küll maha kukkunud, aga siin on puu. Segametsas kasvavad mitmed erinevad puuliigid, nagu näiteks kased. On kased või? Ja vaadake, vilja taha. Segametsades kasvavad kõrvuti nii lehtpuud, nagu kased, tammed ja vahtrad, kui ka okaspuud, näiteks kuused ja männid. Selline kooslus muudab metsa mitmekesisemaks nii taimede kui ka loomade jaoks. Suurte puudega kasvavad ka põõsad ning kõige levinum neist on pihlakas ja tomingas. Nagu eelnevalt räägitud, on segametsade mullad väga huumuserikkad ja siin kasvab meeletult palju marjapõõsaid, nagu näiteks pihlakad, mustikad ja pohlad. See on väga viljakas elukeskkond. Liikide vahelised suhted nendes metsades on keerukad. Taimede vahel toimub konkurents valguse, vee ja toitainete pärast. Loomade seas võib märgata toiduahelate tihedat seost. Väiksemad närilised, kes toituvad seemnetest ja taimedest, on toiduks röövloomadele, nagu rebased, öökullid või nugised. Paljud linnud sõltuvad just segametsade mitmekesistest pesitsusvõimalustest ja marjaruhkusest. Kuule, aga me saime siin taimestiku kohta väga palju teada. Teame, et on mitmekesine. Aga räägi mulle loomadest. Mis loomad siin elavad? Põder, jänes ja ka karu, mis Kes see on? Aga karu, ei ole karu, gorilla on hoopis. Kuule, aga miks ta üldse siin on? No ma arvan, et probleem on selles, et toimub kliima soojenemine ja on toimunud liikide vahelised ränded. Oot, mis ta nüüd teeb? Aga kuule, kuidas on segametsades inimtegevusega?
oi, ega siin hästi ei ole. Inimesed võtavad väga palju puid maha, ehitavad enda asemel tehaseid puudega, kasutavad ehitusmaterjaliks ja lihtsalt kütavad ahje. Siis see, et vihatakse hästi palju prügi maha, igal pool on prügi. Ja saate lõpuks tuleb mulle meelde ainult üks luuletus. Metsas kõndisin ma, kedagi kohanud ma, leidsin lõpuks käbi, mis on täitsa läbi.